ringid on täis naisi ja mehed on kuskil ära kadunud või valmistuvad millekski. Aga miks see niimoodi sinu hinnangul on? Miks naistele see teema rohkem meeldib? Nendele meeldib, sest et naiste sensitiivsus on suurem kui meestel, siis nad on ju elu ja eksistentsiaalsete teemadega rohkem kokkupuutes, eks ole. Ma mõtlen sünnitamine, laste kasvatamine, siis meeste kujunemine, meeste alkoholism ja perevägivald, et naised on eluga märksa värvikamalt ja lähemalt kokkupuutes ja selle tõttu nad näevad ka siis neid võimalikke elu paralleel või muid variante. Ja teine on see, et nad on ka aktiivsemad ja julgemad. Et siin Eestiski paistab tihti välja, et mõni naisautor või naisinimene võtab kriitiliselt ühe või teise asja suhtes sõna, kus meespool tihti maha vaikib. Aga kas siin näiteks, ütleme selles raamatus, oled sa jälginud, kui palju on naiste lugusid, kui palju meeste lugusid? Enam-vähem võrdselt, jah. Et ma selle raamatuga teengi ise praegu tööd, sest ma ütlen, et tegemist on ju tegelikult niisuguse uus pärimusega või 20.–21. sajandi pärimusega, folklooriga, mis sisaldab selliseid keskkonnasignaale, eks ole. Seal on teatud kohad, seal on siis teatud tegelased ja siis kõik see kokku moodustab siis sellise pärimuse ja nüüd, kus ta on kante vahel, nüüd mul on rahulikult võimalik, ma istun kodus, mul on seal kolmandiku peal on järjehoidja, et ma teen märkmeid ja valmistan siis antoloogiast uuesti nüüd ontoloogiat või sissevaadet. Et ufoloogia algab alles nüüd, sellepärast, et nüüd saad üldistada nüüd paralleeli, et nagu su küsimuski, et kas on naisi või mehi või kas on lapsi ja kas on mis ametid ja kas on vaimselt terved või mitte. Et see eelnev selektsioon on tehtud andmekogumise perioodil juba. Et igasugused lugused, et need on lood, kus ma olen autoritega isiklikult vestelnud või siis veel parem kohtunud ja seal on umbes 100 lugu, kus on siis nagu välitöö režiimis, et ma olen välja sõitnud, kohtunud, sündmuskohta vaadanud ja igasugust pudi-padi kogunud, mis võimalik sinna juurde veel analüüsiks. Milline sul endal filter on, et ütleme sinule helistab või sinuga võtab ühendust inimene, kes tahab rääkida oma loo ja kindlasti ju kõik need lood ei pruugi olla selles mõttes tõesed, need on võib-olla pooleldi fabritseeritud, et kuidas sa ise aru saad, kas inimene räägib tõest lugu või ta räägib sulle mingisugust umbluud? No kui see filter mul on, siis ma seda praegu välja rääkida ei saa, sellepärast, et need, kes kuulevad, siis need ambamehed, need teades nüüd või kuuldes seda filtrit, siis teevad mulle ilusti. Teevad oma loo ümber. Teevad oma loo niiviisi, et see peaks minuni jõudma. Eesti esu.